Kalju kogudusest teeb koguduse need inimesed, kes siin on. Pole inimesi, pole ka kogudust. Ühest kogudusest teeb koguduse need inimesed, kes sinna kuuluvad. Ja meie kogudus on kirju, et ta on ennast otsivast teismelisest kuni vana memmekesini välja. Ja ma julgen öelda, et meie märksõna on positiivsus ja usujulgus. Minu meelest on Kalju kogudus sellepärast väga huvitav väike kogukond, et siin on koos erinevad põlvkonnad, õigemini inimesed erinevatest põlvkondadest ja meil on väga heal tasemel muusika. Ja meil on jatsust kuni klassikuteni ja lauluni ja kõigeni ja see on hästi värviline skaala. Ma arvan, et kogudus on eelkõige keskkond, positiivne keskkond. Kui me kogudusena usume ju heasse ja täiuslikku Jumalasse, siis kogudus peaks olema see keskkond, kus selle Jumala iseloomu omadused tulevad esile erinevate inimeste kaudu. Ja teiseks ma olen alati öelnud, et kogudus on minu jaoks üks kõige geniaalsemaid kehandeid üldse, sest mitte kuskil mujal ei ole koos nii palju erinevaid inimesi, keda väga tihti ei ühenda mitte miski muu kui see sama Jumal. Koguduses käimine on minu jaoks nagu suure perekonna lõunasöök või õhtusöök, kus tulevad erinevatest generatsioonidest inimesed kokku. Nad räägivad, kuidas neil on vahepeal läinud, mis nad on teinud ja seal ei räägita ainult mitte sellest, kui hästi mul on läinud, vaid vahel, kui ei lähe nii hästi. Et sellest on ka võimalik rääkida. Siin mõistetakse, usaldatakse ja see teeb kogudusest, perekondlikust olemisest päris koguduse. Minu jaoks see väärtus on ka tegelikult just Kalju koguduse puhul see, et ma saan seda koos teha kõikide põlvkondadega. Et mul on hea siia tuua oma lapsi, neil on tore pühapäevakoolis, nad õpivad Jumalat ja Jeesust paremini tundma. Mul on siin sõbrad, kes on minu vanused, minu vennad, minu õde ja see väärtus tegelikult, et sul on nii nagu mitu erinevat põlvkonda ja minu jaoks on see tohutu väärtus. Kalju kogudus on oodatud kõik need inimesed, keda Jumal kutsub ja on valinud. Mis inspireerib, seda saad näha siis, kui tuled ja vaatad.